13. täiskasvanud õppija nädala avaüritus toimub sel aastal Moostes. Praegu on need toolid siin veel tühjad, aga õige pea on see saal pungil täis õpihimulisi inimesi. Et järjekordse täiskasvanud õppija nädala moto oli õppimine seob põlvkondi, siis sai põlvkondade sidet ja koos õppimist näha ka põlvalaste väga vahvas kultuuriprogrammis. Kuidas vanasti elutarkust õpiti? Ikka koos tööd tehes ja laulumänge mängides. 20 minuti jooksul võisid vaatajad kogeda nii äratundmisrõõmu kui ahaa-elamusi. Luupätsi, kukupätsi, nisupätsi, ninnipätsi, pane ahju, võta välja, anna mulle 2. Suurpere tegemistesse sekkus 2 kassikostüümides tegelast, kelle ülesandeks oli pidulikku päeva lisada pisut eneseirooniat. Tartus raamatukogus elava Jakob Hurda kassi järglasele omane linnaproualik suhtumine maaellu ja oma juurte ehk juurikate otsimisse ning kohaliku maakassi siirus ja vanade elutarkuste tunnistamine lõi saalis muheda meeleolu, millesse sobitasid end ka kõik järgmised esinejad. Kõik teavad, et kui enam pea ei lõika, see tähendab, kui ise enam õppida ei suuda, siis õpetad. Ja kes enam ei oska õpetada, see kontrollib. Ma ei tahtnud teile Riigikontrollist rääkida. Pruurauda, miks naks naelad sisse? Kuigi Riigikontroll leidis oma hiljutises auditis, et kõige olulisemaks tuleks täiskasvanuhariduses pidada tööjõu kvalifikatsiooni tõstmist, leiab Haridus- ja Teadusministeerium, et väga tähtis on ka üldine elukestvas õppes osalemine. Meile, kes me oleme asjadega rohkem kursis, kes me suudame veel ka õppida ja õpetada, võite te öelda küll, et hea küll, otseseid töökohti ei loonud, võib-olla 10, aga ise olen õnnelikum, tutvuskond on laiem, eluhorisont on avaram. On kindlus tuleviku ees, ükskõik mis see ka toob. Saan hakkama iga elukoha vahetusega, iga väljakutsega elus. Ka see on täiskasvanu hariduse mitte ainult, et ka, vaid kõige suurem ülesanne luua võimalusi inimestele ennast realiseerida, oma andeid avada, olla õnnelik. Täiskasvanud õppija nädala üheks tipphetkeks on alati parimate õppijate ja koolitajate ning koolitussõbralikumate organisatsioonide ja omavalitsuste väljakuulutamine ja autasustamine. Sel aastal esitati tunnustamiseks 193 nominenti üle Eesti. Aasta õppija tiitli pälvis Karp stuudio disainer Egon Erkmann. Pärast Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi lõpetamist asus Egon õppima koguni 2 kõrgkooli, Eesti Kunstiakadeemiasse ja Usuteaduste Instituuti. Aasta koolitajaks valiti Rakvere ametikooli kutseõpetaja Heinar Einla. Aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni au kuulub Vastse Kuuste naisteklubile Kolmapäev. Tiitli võtab vastu klubi eestvedaja Mall Kõpp. Ja aasta koolitussõbralikum omavalitsus on Kohila vald. Lavale tuleb vallavanem Andrus Saare. Välja jagati ka 3 eripreemiat. Aasta õppija eripreemia sai Lääne kaitseringkonna laohoidjale Agor Tetermannile. Iraagi missioonil raskelt haavata saanud mees on lõpetamas Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi. Aasta koolitaja eripreemia läks Tartu Rahvaülikooli fotograafiakursuste juhendajale Jaanus Järvale. Ja aasta koolitussõbralikum organisatsiooni eripreemia viib Sillamäe linna keskraamatukokku Elvira Siidorova. Palju õnne kõigile! Õppimine seob põlvkondi on see hüüdlause, mida kasutatakse sellel aastal täiskasvanud õppija nädalal. Kui palju teie oma eelnevatelt põlvkondadelt, vanaemadelt, vanaisadelt, vanavanaemadelt ja nii edasi õppinud olete? Palju, ma arvan. Isegi ei arva, et kindlasti palju, sellepärast, et vähemalt meie peres on olnud põlvkondade side väga tugev ja väga noorelt juba hakkasin aru saama, et vanaema või vanaisa, et tema olemasolu on väga suur väärtus. Ja
seepärast ka küsimusi, mida vanavanematele on esitatud ja uuritud veel rohkem esivanemate kohta. Et neid hakkasime väga varakult esitama ja ka vastuseid saama. Kas vahepeal olid tõesti ajad, kus seda esivanemate tarkust kiputigi ära unustama ja mitte väärtustama ja see on nüüd muutunud? Ma arvan, et see murdepunkt on nüüd möödas, et olid tõesti sellised ajad, kui tundus, milleks meile kõik see uus ja läänelik on väga huvitav, väga in ja popp. Aga õnneks on toimunud, minu vähemalt tundub selline kultuuriline muutus, et me hindame ka seda, mida meie vanaisad, vanemad on osanud või need, kes seal täna elavad, oskavad ja seda edasi kannavad, et see on noorte hulgas populaarne, seda näitavad ka meie koolitused. Meie klubi koolitab maanaisi ja on seda teinud 15 aastat. Nii et ma arvan, et me oleme siis sammu võrra ees meie täiskasvanu hariduse arengust, võib-olla isegi selles mõttes, et täiskasvanud õppija nädal on meil alles 13. Ja oleme kõik need aastad tegelenud koolitusega, oleme teinud nii käelist tegevust kui ka igasuguseid loenguid, aga põhiliselt me kutsumegi naistele esinema erinevate erialade lektoreid. Koolitaja peab ise kõigepealt olema koolitatud, et midagi teisi õpetada, sellest pead ise oskama. Ja sellest tuleb ennast ka pidevalt arendada, midagi teha juba. Ma arvan, et ma jätkan õpinguid, vähemalt ka akadeemiliselt plaanis. Et akadeemiliselt jätkan, aga see, mida iga päev õppida, see kestab ju elu õhtuni. Et ma ei kavatse mitte õppida ülejäänud elu. Sellist seisundit ei esine. Jah, et selle mõttes mulle meeldib see vanasõna või lausendi esimene pool, et inimene õpib kogu elu. See, kuidas see nüüd lõpetab, seda tahakski elu õhtul näha, et kuidas me siis lõpetan. Kas nii nagu kõigil peas kohe tiksub, et nagu see lause lõpeb, või ma saan tõdeda, et see lause minu puhul ei kehti. Kui kõik lavale kutsutud said oma näppudega kaasa aidata vahva vaiba valmimisele, siis kogu saali täis tunnistas päeva lõpuks tarkuse tarvilisust.